Teine koht läheb Hugo Treffneri gümnaasiumi 12. klassi õpilasele Hanna Simona Allasele. Palun. Kaljumassiivid ronivad tuhandeid meetreid aina üles ja ülespoole, tõstes oma vägevaid lumiseid tippe peale poole pilvi. Ja on ainult lumi ja hõre õhk ja vaikus. Keset sügiseselt sillerdavat künkalist mägismaad asub unustatud mõisahoone, kus koid pole koltunud mööblikatteid veel täielikult ära süüa jõudnud. Ja on ainult aknas sisse piiluv valgusvihk ja tolm ja vaikus. Nii kaugele, kui silm seletab, on iga silmakaares otsatu liivakõrb, mis on andnud ennast kuuvalge öö ja tähistaeva valvata. Ja on ainult liiv ja kuu ja vaikus. Vaikus on midagi, mis näib eksisteerivat väljaspool aega. Või ehk ongi just vaikus aja tõeline vorm. Ega tegelikult me ju ei tea, mis aeg on. Me näeme seinakella osuteid liikumas, tunneme ajapuudutust oma kehal, kohkume selle kiirusest, kui vaatame tagasi. Aga seda, kuidas aeg liigub, muidugi juhul, kui ta liigub, mitte ei seisa paigal ning meie inimesed temast läbi ei torma, seda me ei tea. Püüdes ajaga võidu joosta ja teda enda äranägemise järgi painutada, on inimene valinud endale küllaltki kavala vastase. Selle vastase lipp ei lehvi ühegi rügemendi eesotsas. Teda ei tunne tänaval ära ja tema piirjooned on ka lähedalt vaadates hägused. Nii võttes tundub see nagu võitlus, mille pidamisel ei ole just eriliselt suurt mõtet. Aga miks me siis ometi mitte mingi hinna eest sellest võitlusest ei loobu? Põhjus võib paljuski peituda just nimelt meie teadmatuses ajast, sest mida me ei tea ega tunne, seda kipume pelgama. Ja mida pelgame, selle vastu püüame võidelda. Ja nii ümbritseme ennast kõigega, mis võiksid aega meile tuttavlikumaks muuta. Me laseme kellal tiksuda, et aega kuulda. Pöörame liivakella ringi ja ütleme, näe, aeg voolab. Ja siis on järsku nagu kindlam olla, sest tekib tunne, et meil on kontroll aja üle ja mitte vastupidi. Ma ise otsustan, kas ma keeran oma kella õigeks või ei. Ma ise vaatan, millal ma oma liivakella ümber pööran. Aga aega ignoreerida me ka ei suuda. Selle asemel tunneme vajadust ajast kogu aeg teadlikud olla, sest tema olemasolu tõstab elu väärtust. Aga üks hetk tuleb vaikus. Meil ka enam kella tiksumist pole kuulda ja siis oleme oma mõtetega üksi. Alles siis võtab aeg mateeria kuju ja me tunneme, kuidas ta ootab, et me oma küsimustele vastaksime. Alles siis kangastub meile see, mis on olnud ja see, mis on praegu. See on vaikus, milles inimene kuuleb esmakordselt iseenda häält ilma ühegi segava faktorita. Ja siis saame öelda, et oleme aega näinud, aega tundnud ja avastame, et iseendale sügavalt silma vaadanuna me ei pelgagi enam. See vaikus, mis mu ümber nüüd on, see mu enese kandvat häält toetav vaikus on varsti kui kokku kägardatud paber enne talade vankumist. See vaikuse kuuleja lõhub enda loodud konstruktsiooni ajast, sest on mõistnud, et aega on võimalik võita. Vähemalt mingil moel. Meis endis peitub osa, milleni aeg ei ulatu. Need on meie ideed, mis jäävad õhku ringlema. Need on meie unistused, meie algosa, mida tunneme kusagil hingepõhjas surisevat,
kui loeme müüte, mille on kirja pannud inimesed, keda me kunagi tundnud pole, kelle kombel me kunagi elanud pole, kelle rituaale me järginud pole, kuid kelle lugudes on midagi niivõrd tuttavat, justkui mäletaksime palju rohkem, kui arvame. See elamiseks antud tinglik hoone ei ole müüt. Meie elud on artefaktid, mis peidavad eneses fakte. Kõige vanem või tühisem meist on osake Jumalast, kes on loojana läinud eksi. Me olemasolu ise on arv, mida sa otsid, kui üritad lõpmatust jagada. Vaikus on tuleviku tagasipeegeldus läbi olnu, mille nägemiseks polnud sul silmi. Nii on inimene harvedel hetkel avastanud, et ka temas võib peituda looja. Et hing, mille materjali me ei tea ega tunne, näib siiski olevat hävimatu. Ja nad seisavad vastakuti. Inimhing ja aeg, kuid mitte enam vastastena, vaid hiidudena, kes üksteise olemasolu aktsepteerides on mõõgad vööl asetanud. Paraku on selliseid inimhingi, kes vaikust tõeliselt kuulaksid vähe. Aga nende saavutused on seda enam märkimisväärsed. Miks muidu lasid muistsed hõimupealikud aastasadade viisi tirida mägede otsa kive, et neis siis hiljem templeid ehitada? Miks lasid vaaraod püstitada endale ja oma tsivilisatsioonile surematuse monumente, mille sarnaseid polnud keegi kunagi varem näinud? Need olid iidsed triumfikaared, mida nad oma rahva ehitama viisid. Et nende püstitatud kive ei suudaks isegi kõrbe liivmata, et hoolimata ajavoolust jääks üks osagi neist alles. Nii kaugele, kui silm seletab, on iga silmakaares otsatu liivakõrb, mis on andnud ennast kuuvalge öö ja tähistaeva valvata. Ja näinud liiv ja kuu ja vaikus. Ja nähes neid püramiide, mis toovad meile sõnumeid läbi aja ja ruumi ning lugedes legende ja müüte, mille on kirja pannud aja ületanud kauged hõimlased. Kuulen ma kaugelt kumavat vaikus, kus pole enam 20 inimese aja vahel. Inimene ja aeg on saanud üheks. Nende hääl on sulanud kokku võimsaks, valjuks, vaikuseks. Selles vaikuses ei kuule sa endagi häält. Aitäh teile!